Tere! Mina olen Eija Uus ja sa kuulad-vaatad Rahvaraamatu sisuhäälingut Raamaturännakut. Suvi on käes ja ma loodan, et meil kõigil on nüüd palju rohkem aega lugeda. Rohkem aega puhata, rohkem aega pilvi vaadata, rohkem aega õlekõrsi vaadata ja rohkem aega, mida veeta raamatute seltsis. Tänaseks valisin teile nagu ikka väikese selektsiooni hästi erinevatest žanritest, erinevatest maadest, erinevaid emotsioone, erinevaid visuaale. Ja esimeseks on mul siin pakkuda Jim Ashilevi luulekogu Suutud. Jim Ashilevi on Eestis võib-olla algselt tuntud näitekirjanikuna. Ta esimene näidend, nagu Poisid vihma käes, võitis näidendivõistluse 20 aastat tagasi. Ja tema 2 romaani, Kehade mets ja Ma olen elus olemise tunne, on väga armastatud, eriti noorte seas. Ning Suutud on siis ühe väga kihvti Johannes Naani kujundusega ja selline teistsugune luulekogu võib-olla, kui väga paljud teised, millest me oleme siin saates rääkinud, et ta tegeleb ka raskete teemadega ja raskete hetkedega ja valuga, millest ei saa mööda vaadata. Loen teile ette ühe katkendi ühest pikemast luuletust. Pööra pilk kaardelt, mis lasub su mälul. Vaata tagasi sinna, kus sündis vägivald ja pimestav üksildus. Mine tagasi uste juurde, mis iial ei avane, isegi koputada südamega. Ja kanguta need lahti. Kui mõtled ajuta, mäletad mäluta, laulad suuta, vaatad silmadeta, seisad selgroota, tantsid jalgadeta, armastad südameta, räägid hääleta, suudled huulteta, hingad kopsudeta, maitsed keeleta, kujutled kujutluseta, kuulad kõrvadeta, võitled võimetuna võimatuga, kanguta käteta lahti sinu ees suletuks jäetud uksed. Nüüd sisene tuppa. Sa näed akent. Lükka kardinad eest ja vaata. Võttis kohe uhkama see järgmine raamat. Graham Swifti Emadepüha. Graham Swift on tänase Inglismaa üks võib-olla olulisemaks peetud kaasaegseid autoreid, romaanikirjanikke. Ta on võitnud Guardiani ilukirjanduspreemia, ta on olnud mitu korda nomineeritud Bookerile ja ka võitnud Bookeri preemia. Ja see lühiromaan Emadepüha on ka juba tõlgitud väga mitmesse keelde. See on tõepoolest ülilühikene. Ja seest nii hõrk, nii... Mul vist endal ei ole ammu olnud sellist lugemiskogemust, et võtan romaani kätte ja ei tahagi seda käest ära panna. Ja siin on üks noor naine, üks noor mees. See mees on kohe-kohe abiellumas endale seisuse kohase naisterahvaga. Aasta on 1924, on märtsi lõpp ja siis noored armastajad, kes ei ole need, kes oma vahel hakkavad abielluma, saavad kokku, et siis võib-olla niimoodi viimast korda armastajatena koos aega veeta. Ja siis see noor naine on selles hetkes üdini kohal. Ja temagi teab, et see on selline
ilmselt viimane kord, kui nad saavad koos olla ja naudib kõike selles hetkes ja selles teises inimeses, kellega ta on mõnda aega suhtes olnud ja selles päevas, selles vabas päevas, et see neiu Jane on teenijanna ja tal ei ole tavaliselt vabu päevi. Siis ta on selles soojas kevadpäevas ja siis paralleelselt me saame ka sellise vanema elukogenud Jane'i mõtteid sellele päevale ja tema elule, et ta elab küllaltki vanaks ja saab elus nii paljugi muud kogeda. Aga et siis see on selline ühe lühikese päeva essents ja kontsentraat. Ja nagu te aru saate, siis minu elus on väga palju raamatuid ja enamikke raamatuid ma ei saa endale koju jätta, sest kodus ei ole nii palju ruumi, aga kindlasti see Graham Swifti Emadepüha on selline raamat, mille ma jätan endale koju ja mida ma kindlasti ka kingin mõnele tuttavale, et see on tõepoolest nii hea lugemine sellesse kevadesse ja suvesse kindlasti. Ja ka sügisesse ja talve, sellepärast, et see ma arvan, et ka külmal ajal on seda hästi ilus lugeda, selline esimesed soojad suvepäevad ja et vahet ei ole, mis hetkel sa seda loed, et see tunne sellest, et noored armastajad voodil ja selline kevade tulek. Nii, järgmisena Dr. Julie Smith, Ava siis kui. See on siis enesearengu raamat. Räägib sellest, kuidas hakkama saada enda ja oma tunnetega. Dr. Julie Smith on siis psühholoog ja ta on väga tuntud ka näiteks sotsmeedias ja väga aktiivne seal. Ja see on tema teine raamat, tema esimesest me oleme siin ka rääkinud, aga ta on selle raamatu kirjutanud siis selle mõttega, et võib-olla sa oled üksi, võib-olla sul ei ole kedagi, kellega rääkida kõikidest nendest asjadest, millega sa parasjagu materdad oma elus või millega sa hädas oled, madistad. Ja siin on 3 sellist suuremat plokki. Esimene on, et kui sul on raske olla teistega koos. Siin on näiteks, et kui sa võrdled end teistega, tunned, et sa ei ole piisav. Kui sa tahad seltskonnas vähem kohmetu olla. Kui sa ei tunne end teretulluna ja tahad seltskonda sulanduda. Kui sa ütleb muud kui jah, aga tahaksid öelda ei. Kui sa suhtleb passiiv-agressiivsete inimestega. Kui su vanematel läks viltu, aga sa tahad neid oma ellu. Kui sul vanemana viltu läheb. Kui ta ei armasta sind vastu. Kui ta armastab sind, aga sa ei lase teda lähedale. Kui tahad vaidlust võita, kui sul on raske abi paluda. Teine osa on, kui sul on raske olla iseendaga. 3. on, kui sul raske olla oma tunnetega. Et siis Dr. Julie on selle siin lahendanud niimoodi, et iga see küsimusele vastus algab kõigepealt kirjaga, et mida tema sellises olukorras ütleks sulle kui oma sõbrale. Ja siis ta pakub tööriistakasti, mida siis psühholoogina sellises olukorras lahenduseks pakkuda ja et kuidas siis tegeleda nende probleemidega. Ja siin on peatüki kokkuvõtted, siin on igasugused tsitaadid, mida kaasa võtta ja oskused, mida arendada, igasugused äratundmiseks skeemid ja nii edasi, et väga väärt raamat ja tõesti, et seda ei pea korraga lugema kõike, vaid saadki võtta need teemad, mis on sulle olulised või kui sa näed, et kellelgi sinu elus on raske mingisuguste teemadega, siis saad talle selle kinkida või talle siit midagi ette lugeda. Ja hiljuti ka üks mu tuttav ütles, et ta näeb, et ta sõber on hädas ja ta tahab oma sõbrale kinkida ühte enesearengu raamatut, aga ta teab, et ta sõber ei loe raamatuid, et ta lihtsalt ei ole seda harjumust ja
et eriti nüüd, kui ta on suures hädas, et ta ei hakka siis äkitselt lugema. Aga siis ma soovitasin, et mida mina olen vahel teinud ja millest minu sõpradel on abi olnud, et ma olen oma sõpradele sisse lugenud ise audioraamatuid. Et kui mul on väga meeldinud mõni raamat, siis ma olen lihtsalt sellest telefonis võtnud selle diktofoni äpi ja lugenud mitu peatükki sisse ja sõbrale saatnud näiteks, kes on, ma ei tea, elavad välismaal või lähedal ja nad on öelnud, et ühelt poolt on mõnus see raamatu sisu, aga teisalt lihtsalt minu kui oma sõbra häält kuulda ja sellega õhtul kas või magama jääda. Et selline mõte. Nii, järgmiseks Loomingu raamatukogu kaua oodatud Hangangi taimetoitlane, korea keeles tõlkinud Anni Arukask. Seda raamatut on tõesti vist aastaid väga oodatud eesti keelde. See raamat oli siin mõned aastad tagasi rahvusvaheline, globaalne, totaalne sensatsioon. Sellega seotud oli ka üks väga suur skandaal. Nimelt avastati, et see lühikene romaan sai ingliskeelses maailmas hirmus kuulsaks, hirmus armastatud, kriitikud seda kiitsid ja nii edasi. Ja siis tuli välja, et sealne tõlkija oli väga omaloominguliselt käinud ümber selle originaali tekstiga ja seda võib-olla siis väga kirjanduslikult teistsuguseks kirjutanud. Ja siis sellest tekkis väga palju arutelusid, et mida üldse üks tõlkija tohib tekstiga teha, et mis on tõlkija õigus. Ja on väga suur rõõm meile kõigile, et nüüd on olemas ka eestikeelne tõlge ja see ei ole mitte inglise keelest, vaid see on korea keelest. Ja mina selle raamatuga ei saa öelda, et ma soovitan seda kõikidel lugeda. See on ikkagi üks päris pikantne lugemine. See siis räägib ühest naisest, kes ühel päeval otsustab, et ta enam liha ei söö. Siiamaani kõik hästi. Aga siis see lugu läheb üsna ekstreemseks, et see naine lõpetab lihasöömise, munasöömise, piimasöömise. Ta ei suuda enam taluda oma abikaasa lõhna, kes sööb liha. See naine ei maga enam, tal on kohutavad unenäod ja ta hakkab käituma kuidagi kummaliselt ja tekitab konflikte oma peres ja siis siin on üks väga häiriv stseen näiteks ühest pereõhtusöögist, kus ta isa ei suuda taluda seda, et ta tütar ei söö liha ja ei käitu siis ühiskondlikult normatiivselt. Ja sunnib oma tütart sööma liha ja nii edasi. Et siis see raamat on päris hull ja kuna mulle hullud asjad meeldivad, siis see raamat on väga muljetavaldav ja see on üks nendest raamatutest, mida kui ma lugesin, siis nagu te näete, see raamat paneb mind kukutama. Et lugedes mõtlesin küll täitsa hull asi, aga samas sain ka aru, et see on midagi, mis teeb kirjanduses midagi, mida enamik raamatuid ei tee ja mis viib kirjandust edasi kuhugi sellisele järgmisele oksale või järgmisse kohta. Et mul on tõesti hea meel, et see on eesti keeles olemas ja kindlasti midagi erakordset ja paljud on seda ka Kafkaga võrreldnud, et selline ebamugavustunne ja vaatab ühiskonda läbi selliste ebamugavate, kummastavate kohtade. See on räägitud sellest. Nii, Hanna Kangro Klaaslagi. Hanna Kangrot me peamiselt teame luuletajana ja see on tema esimene romaan.
Ning siin on 3 eri ajastu naised, kes tegelevad erinevate või õigupoolest isegi väga sarnaste teemadega elus, et näiteks kas saada lapsi või millisesse maailma me need lapsed toome ja see selline naiste argipäev, Eesti naiste argipäev võib-olla erinevates ajastutes ja kuidas me oleme omavahel seotud. Et ka selline käest pandamatu romaan, et kuigi need teemad on kohati rasked lugeda, siis mis mind selle romaani juures väga köidab, on see, et ma kunagi märkasin, et kirjanikel on võib-olla selline kohati harjumus asju nagu väga dramatiseerida ja hästi selliseks pikaks ja poeetiliseks ja väga deskriptiivseks või nagu kirjelduslikuks teha. Aga et kui inimesed, kes on ise päriselt elanud mingeid hulle asju läbi, siis nemad ei kirjelda neid kogemusi niimoodi hästi pikalt ja hästi detailselt ja ei taha õudselt detailidesse minna ja ikkagi nagu veel nendest kogemustest rääkida. Et siin ka nimest kõik need kangelannad või need 3 jutustajat, nad hästi kiiresti liiguvad üle nendest asjadest, et kõik need asjad, mis nendega juhtuvad, et nad on justkui elu enesest mõistetavused, et ei jääda kinni sinna kirjeldusse, et kuidas see ikka tundub või kuidas ma ennast tunnen või kuidas see füüsiline aisting on või nii. Et selles on midagi väga, väga elulist ja väga sellist pärist. Nii, Johannes Selg, Sipelgassi. See on... See raamat ilmus esmakordselt 1939. aastal. Johannes Selg on Viljandist pärit ja ma arvan, et paljud meist tegelikult on lapsepõlves lugenud sipelgate elust rääkivat lugu. Aga nüüd on sellele tehtud täiesti uus kunst. Kunstnik Takinada on siia väga kihvtid moodsad pildid joonistanud, mis on siis inspireeritud sellisest Jaapani mangadest, seto pärandkultuurist. Ja see raamat on selline nagu, et ta küll räägib sipelgatest, aga ta räägib meie ühiskonnast, ta räägib sellest, et mis tunne on olla teistsugune kui teised. See räägib kõikidest nendest asjadest, mis tegelikult on tänapäeva noorele ka ja ka tänapäeva suurele on nii tuttavad. Ja mul on tõesti hea meel, et esiteks, et see raamat on uuesti välja antud, aga et ta on nii ägedas köites, ta on nii ägedate piltidega, et ma väga loodan, et see raamat leiab tee iga tänase nooreni. Selle kohta on öeldud, et see sihtgrupp võiks olla näiteks alates 10. eluaastast, aga võib-olla ka mõni natukene noorem ja kindlasti ka vanem. Et väga võimsad tegelased, väga kihvtid nimed ja hästi selline lugu, mis võiks igale noorele tekitada tunde, et okei, ma tulen sellest päevast läbi. Nii, siit suurde tundmatusse mälestused Lisa Marie Presley ja Riley Keough. Lisa Marie Presley on Elvis Presley tütar ja Riley Keough on siis omakorda Lisa Marie Presley tütar. Ja see raamat üllatas mind sellega,
et absoluutselt mind ei huvitanud Elvis Presley elu ega Lisa Marie Presley elu, aga üks inimene, kes on väga suur lugeja ja loeb tegelikult hoopis teistsuguseid asju, ütles mulle, et kuule, sa pead seda lugema, et see on väga hästi kirjutatud. Ja see siis räägib nii Elvise sõltuvustest kui ka Lisa Marie sõltuvustest ja väga ausalt ja valulikult sellistest hästi ausalt, mis asi on sõltuvus ja selline sõltuvushaigus peres ja igasugused erinevad valud, mis selles perekonnas olid, aga et ma kuidagi olen arvanud, et memuaar on midagi või siuke nagu kuulsa inimese biograafia on midagi nagu sensatsioonimaigulist või et ajab taga mingisugust, ma ei tea, glamuuri või kuidagi, et selles raamatus ei olnud seda, et selles raamatus oli mingit sellist ehedust ja haprust ja et ma sain siit väga, väga ootamatuid emotsioone ja tõesti hästi kuidagi väga südamesse läks. Ja just, et see 2 tütart siis on omakorda seda kirjutanud oma vanematest. Väga liigutav teos. Järgmiseks, mis värk nende kehadega on? Merilin Mandel, pildid Krõõt Kukkur. See raamat kõigest sellest, mis täiskasvanuid tihti punastama ajab. Karvad, vulvad, murdeiga, armastus, peenised, seemne ja munarakud, kehade katsumine, turvalisus, päevad, seks, rasedus, sünnitus ja muu, mis tavaliselt ühiselt söögilaua taga teemaks ei tule. See raamat on eelkõige mõeldud lugemiseks koos 7–9 aastasega, aga sobib siis ka kõikidele vanematele lastele ja suurtele. Jällegi suurepäraselt illustreeritud ja minu meelest sellised raamatud on hädavajalikud ja ma enda lapsepõlvest mäletan, et kuidas mul vedas, et sel ajal, kui mina väike olin, siis juba selliseid raamatuid kirjutati ja müüdi ja et need olid olemas, et väga palju on ju inimkonna ajaloos muret selle pärast, et on olnud nii palju häbi meie kehade ümber. Väga, väga, väga kihvt raamat, väga hästi teostatud ja tõesti loodan, et see raamat jõuab kõikidesse kodudesse ja et uus põlvkond lapsi ja noori, kes üles kasvab, et kehad on midagi normaalset koos kõikide nende toredate ja imeliste ja imelike asjadega, mida meie kehad teevad. Nii, Helen Flood, terapeut. Võimatu käest panna kindlasti üks selle aasta paremaid põnevikke. Ma ütlen ausalt, mina ei ole krimkade ja põnevike lugeja, aga see raamat on miski, mis on mulle viimastel aastatel rahvusvaheliselt väga silma jäänud. Seda on ka tõlgitud nüüd väga 26 keelte. Et seda on soovitatud väga-väga palju, seda on kiidetud igatepidi, et see on autori esimene kriminaalromaan täiskasvanutele, aga juba on öeldud, et ta on ennast siis Norra krimikirjanike tippu selle ühe romaaniga kirjutanud. Et ise pole lugenud, aga julgen soovitada. Priit Põhjala, juhuslike sõnade raamat. See on üks väga sümpaatne teos, mis siis on täpselt seda, mida ta lubab olla, juhuslike sõnade raamat. Siin on näiteks sellised sõnad nagu ööp, hüüs, morbe, rõlge, eetma, leema ja see, või näiteks tegin praegu lahti tohuvapohu, etlema.
et on sõnad, mis on autoril kusagil niimoodi ajul hakanud hammastega kinni ja ohjur. Ja ta on tahtnud uurida, et näiteks vingerpuss, kust need sõnad tulevad, miks nad meil on ja väga mõnus, et need ongi nagu nii juhuslikud, aga see raamat pakub tohutult lugemismõnu ja näiteks sõna praht. Ja mulle meeldib selle juures, et ta on üks nendest raamatutest, mida ei pea üldse järjest lugema ja võib-olla ongi niimoodi, et ma täna loen siin 2 sõna kohta, siis nädala pärast loen jälle 2 sõna kohta, et võib-olla ma loen seda raamatut järgmised 7 aastat, aga iga kord, kui ma seda loen, siis ma naeratan ja mõtlen, näed, seda ma ei teadnudki. Hästi kihvt näiteks sõna, täika, reba, hästi kihvt raamat, nii hea meel, et selline on Priit Põhjalal valminud. Nii, Ennenägemata ime, Marianna Oklejak, mõistatamist väikestele ja suurtele. See raamat kahtlemata jääb kõigepealt silma oma iluduse poolest, et ta on lihtsalt nii kena vaadata. Ja siin on siis lastele muinasjutu vormis mõistatused, et alguses 2 venda lähevad laia maailma õnne otsima ja siis on selle väikese lugeja ülesanne igal leheküljel lahendada ära üks mõistatus selleks, et saaks edasi minna. Ja suurele lugejale on siin lihtsalt väga palju silmaelu ja sihukest ootamatut naudingut ajule, et vaadata seda leidlikkust, mis autoril on siin olnud. Minu meelest hästi mõnus kogus, hästi mõnusaid väga erinevaid raamatuid ja ma loodan, et see suvi toob meile kõigile palju ilusaid ilmasid, väga palju mõnusaid puhkusepäevi ja et on aega lugeda, on aega mõelda oma mõtteid ja loodan, et järgmiseks korraks on ilmunud veel jälle hästi palju häid raamatuid. Soovin teile head lugemist.